žurnaali inspireerivad loomingulised inimesed ja minule viimasel ajal silma jäänud läbi Instagrami 2 persooni nagu Hanna-Liis Ruuven ja Markus Marks, sellepärast, et nad reisivad mööda maailma ringi ja panevad Instagrami siukseid kutsuvaid pilti, nii et ma tahan alati reisile minna pärast seda. 2 aastat tagasi ma lõpetasin reklaamiõpingut tegelikult ka, nüüd see on BFM-i all ehk sama taust. Ja siis ma läksin koos Markusega Barcelonasse 9 kuuks elama ja mina tegin reklaamipraktikat. Ja see aeg põhimõtteliselt õpetaski mulle, et välismaal elamine on hullult äge, aga samas 9-5 töö mulle ei meeldi. Et siis pärast seda ma hakkasingi endale ise sotsiaalmeedia ja turundusalaseid kliente lihtsalt koguma ja siis, kui ma niimoodi nüüd töötangi mitme brändiga, siis see võimaldab mul elada, kus ma tahan, peaasi, et on arvuti ja internet. Ma olen viimased 5 aastat teinud Bolt Tuesdayd, ehk siis erinevad maailmakaardid, disainkingitused reisijatele ja jah, et siin Eestis me oleme nagu natuke rohkem kanda kinnitanud ja müüme üle maailma ja siis tahaks nagu ise elada ka seda sama stiili, mida me propageerime, et siis jah, nagu Hanna-Liis ütles, et 2017 tegelikult läksime esimest korda välismaale pikemaks nii-öelda elama ja nüüd siis oleme nii-öelda. Nüüd oleme sõltuvuses, et ei taha enam püsivalt olla kuskil paigal. Uute kohtade avastamine, uute kultuuride kogemine, toitude proovimine, mingite asjade nägemine, mida sa pole elus näinud. Mul tekivad lihtsalt liblikad kõhtu. Me üritame põgeneda selle talve eest või kehva sügise sombused kevade eest. Me ei ole need nagu võib-olla backpackerid, kes lihtsalt viimase raha eest mingi hääletavad mööda Aasiat, aga et me teemegi, ehitame karjääre, aga samal ajal elame mujal. Et just näidata inimestele, et on igast viisi olemas, kuidas saab elada, et ei pea olema selles, nii tavatsüklis kinni, kui sa ei taha. Mille järgi te oma sihtkohti valite? Reisi sihtkohti? No peab olema soe, peavad olema palmid. Kuna me töötame igapäevaselt, siis meil on vaja head keskkonda ja praegusel hetkel see Aasia pool on meil nagu hästi sümpaatne nagu olnud. Kuidas on teid muutnud see, et te näete kogu aeg erinevaid kultuure ja reisite ringi niimoodi? See on väga hea küsimus. Markus, sa vasta enne. Väga selgelt saab öelda seda, et teeb nagu tolerantsemaks, avatumaks. Mina ütleks, et see paneb hindama neid asju, mis sul on nagu, mida sa muidu võtad iseenesest mõistatavalt. Et näiteks isegi Hispaanias kraanivesi ei ole joodav. Ehk siis tuled koju ja lihtsalt see, et sa saad Eestis kraanivett juua. Samas ka Balil teistpidiselt, et need inimesed seal on nii õnnelikud või üldse hästi palju Aasias just minu arust kohtab neid õnnelikke inimesi, kellel ei ole materiaalselt palju asju. Et see paneb ka nagu mõtlema, et mis tegelikult sinu elu prioriteedid või väärtused on. Tänapäeval on niimoodi, et põhimõtteliselt igaüks, kes postitab sotsiaalmeediasse mingitest reisidest, pilte või üritustest, põhimõtteliselt võib tema kohta öelda juba sisulooja, blogija, ajakirjanik. Kas te ise tunnete ka, et tegelikult te ju olete kajastajad ja sisuloojad? Kuna me teeme seda täiesti enda lõbuks, et siis nii väga ei tunne, aga sisulooja selle koha pealt ma olen küll, et ma loon väga palju teistele brändidele sisu. Ma olen pigem see nagu see Insta-husband, nagu keda nimetatakse võib-olla, et siis ma lihtsalt ise teen pilti ja siis mina olen väga kehva pildipanija, nagu, aga üldiselt jah, et ma ei tea, influenceriks ei nimetaks, aga... Aga Markus teeb väga hästi pilte, et mul on vedanud. Et kindlasti jah, et see pildistamine ei ole nii oluline, aga ta on lihtsalt lõbus tegevus meil kuidagi oma vahel. Ongi kajastama oma elu nii, nagu me seda päriselt elame.